Mobiilne noorsootöö, lühendina siis MONO, on üks noorsootöö haru ja kõige paremini võib-olla iseloomustaks seda see, et ta koosneb siis 5 sellisest meetodist. Üks on siis nii-öelda töö avalikus ruumis, tänavatöö, töö internetis. Teine siis on individuaalne töö, see tähendab noore personaalne nõustamine. Kolmas on siis grupitöö, noore sotsiaalsete oskuste arendamine. Siis on olulisel kohal kogukonnatöö, see tähendab noore ja kogukonna omavaheline koostöö ja võrgustikutöö, mis siis hõlmab siis koostööd partnerorganisatsioonidega, kõik, kes noori ümbritsevad. Kui nii-öelda tavapärane noorsootöö on selline, et noor tuleb siis noorsootöötaja juurde, siis mobiilne noorsootöö on just vastupidi, et noorsootöötaja läheb noore juurde ja läheb tema keskkonda. Hästi oluline on see, et kõik noored võib-olla ei taha tulla näiteks noortekeskusesse. Seepärast peaksime leidma võimaluse, kuidas siis ikkagi toetada neid noori, kes võib-olla ei pääse noorsootöö teenuste juurde, et siis noorsootöötaja saab tutvustada neid võimalusi, noorteinfot ja mis iganes, et see noor saaks parimal võimalikul viisil nii-öelda kätte selle info, mis võib-olla tema jaoks on oluline. Mobiilne noorsootöö tugineb samadel väärtustel nagu noorsootöö ikka, et hästi suur rõhk on vabatahtlikkusel ja ma ütleks veel, et noorsootöötajal peaks olema selline totaalne aktsepteerimine, usaldusel põhineb väga palju, paindlikkusel, tähelepanelikkusel. Tasakaalu hoidmine toe ja piiride vahel on ikkagi eelkõige noorsootöötaja peab arvestama seda, et tema on siis noorele nii-öelda selles avatud ruumis külaline, et see on võib-olla üks selline kõige olulisem märksõna ja loomulikult alati noorsootöötaja saab toetuda siis noorsootöö väärtustele, et need aitavad ka alati seda tasakaalu hoida. Mobiilset noorsootööd tehes tõepoolest sa võid sattuda sellistesse olukordadesse, kus pead mõtlema, et kas sinu enda heaolu on kuidagi ohus ja sellepärast mobiilset noorsootööd tehakse alati kahekesi. See on võib-olla üks kõige sellisem olulisem asi, et sa kunagi ei ole üksi. Ja võib-olla teine, et sa ikkagi jälle see, et sa saad aru, et sa oled noore keskkonnas külaline, et siis kui on vaja, siis tõmbad tagasi ja ei sea ennast lihtsalt ohtu. Avalikus ruumis võib tõesti ette tulla väga ettearvamatuid olukordi, aga noorsootöötaja peab siis ikkagi silmas pidama, et tema ei saa kõiki olukordi kontrollida. Ongi, mis seal võib ette tulla, alkoholi tarbimine, kaklused, et noorsootöötaja ikkagi siis peaks hindama olukorda, et kas see on tema kontrolli all või ei ole. Ja samuti on enda kaitsmiseks noorsootöötajal kindlasti olemas eelnevalt välja töötatud tööjuhised, kuidas erinevates olukordades käituda ja tõepoolest mobiilset noorsootööd teha kahekesi, et siis vajadusel saab üksteisega aru pidada või siis ka koos mõelda, kuidas tegutseda.